Tere päevast, kallid kuulajad, vaatajad. Fännisektor taas teie ees. Meie oleme siin esmaspäeval lindistame saadet ja teisipäeva hommikul teil on juba võimalus meid kuulata. Ja mis seal ikka, läheme asja juurde. Kermo, inimesed tundsid su pärast muret. Kuidas sa elasid üle selle kolmapäeva? Ega ei elanud. Vabandust, teisipäeva, jah. Kuidas kolmapäeval julgesid tööle minna? Kas üldse said kolmapäeval voodist välja? Sain päris kiirelt. Tegelikult on midagi hullu semast, et... Vaadake. Kui te silma alusid näete, tegelikult on ära nutitud silmad. Vaadake, rahvas. Ei, eks ta kahtumata... Valus oli ka samas müts maha ju, et see, mis Arsenal tegi, see oli imetusväärne. Et Merino äravaks, aga Declan Rice ikkagi... Seal polegi midagi vaid aplodeerida. Et need on need kohad, kus sa lihtsalt keitadki õlgu ja ütledki, et polegi midagi teha. Kui sul poleks see pall niimoodi ristorka, siis on nii. Aga Bernabeol ootame ja vaatame. Näete, Kermo on võitlustahet täis. Loodame, et sama võitlustahe püsib terve meie tänase episoodi. Ja kui me nüüd võtame eelmisel nädalal top 3 momenti, siis Kermol vist oli see nagu Rice'i esimene värav, Rice'i teine värav ja siis kolmas oli kas Merino või siis Mbappé punane. Jah, panes Merino kolmas ka ja ongi see üks mäng, kogu suur šokk ja üllatus. Ja. Sul on vist ka samamoodi ju. Rice'i esimene, Rice'i teine ja Merino kolmas. Ei, rahu. Mina ikkagi olen selline tasakaalukas jalgpallivaatleja ja nautleja, et ma ütlen ausalt, ma reaalselt vaatasin mängu, tore oli vaadata, pol kahju, kui Realile väravad löödi, ei olnud nagu ülevoolavat rõõmuga, kui Arsenal lõi. Ütleme, ma olin palju õnnelikum, kui Milano Inter väravaid lõi. Võtame niimoodi kokku. Ma vaatasid nagu mõlemad mängu või kuidas? Jah, ma vaatasin mõlemad mängu. Minu meelest see on nagu nii ebaaus, kuidas see meistriga tehtud on seal vahel. Või Real ei võida kuidas see nagu välja kukkus, et sul on poolfinaalid Dortmund, Barca, PSG Villa samal päeval, ja siis on Real, Arsenal, Bayern, Inter, et see on natuke paasti. Et võiks mõlemal päeval üks väga suur mäng vaata olla. Mitte, et ma siin Barca Dortmundi ja seda maha ei teeks, aga me ju näeme, et mõlemad paarid on seal tehtud ikkagi. Aga kas võime öelda, et see nii-öelda Barcelona, Dortmund ja Villa PSG on tehtud? No ma arvan, et jah. Kui siis Villal on kindlasti nagu parem võimalus on ju oma kodus, seal võib-olla suudavad midagi Villa parkil välja veluda, aga raske ja Westfalenil on läbi. On läbi. Ja see tegelikult ikkagi Dortmund lagunes. Täielikult. Olid alguses väga hästi sees, hoidsid 10 kinni, oli õnne ka, aga samas tekkis ikka neil need momendid ja nad selleks, et jõuda kaugemale, siis need üksikud momendid saavad ära kasutama. No Kiratsi olukorrad, need jäävad korralikult gripima, ma arvan, jah. Jah, aga mis teha? Jalgpall on kord juba selline õiglane, ebaõiglane, valus, rõõmus. Kõik emotsioonid korraga. Kolmapäeval tuleb väga rõõmus, ma arvan. Tuleb, jah? Ma arvan küll. No, mul on tore, et sa oled liitud Arsenali fännidega. Aga mõtleme siis selle peale, mis nädalavahetusel toimus. Et ma arvan, suurimad kõned ikkagi pälvisid nii-öelda Hispaania liigas, kus me traditsiooniliselt alustame. Kylian Mbappé punane kaart ja selle mängu kohta, mis meil öelda on. Ega tegelikult kehv mäng oli, Real oli mannetu. Jah, no Kamavinga oli värava, enne vist Asensio ka, aga seal Rüdiger vist tegi värava oli hea ja siis no see Mbappé punane. Oli punane. Oli väga rõve punane. Et siit võib tulla korralik mängukeelt ka, et ma arvan, et 1+1 või 1+2 näiteks. Pigem 1+1 ma eeldaks. Ma ei tea, kas see oli nagu frustratsioonist või lihtsalt lohakusest? Oli küll frustratsioonist, et talle tehti seal kordult enne ja siis ta läks nagu tagasi tegema, aga ta nagu tal sai mõõt täis nagu, et aitab küll ja aga nüüd on oht see, et kui saab 4 mängu keeldu, siis jääb ta ju eemale Copa del Rey finaalist. Mis oleks suur pahandus. No kas oleks? Reali jaoks kindlasti oleks. No ma ei tea. Ütleme nii, et kiirelt Real Madrid kokkuvõttes, ma arvan, et Kamavinga ongi selline number 8 mängija, see peab olema jooksuruumi. Seda talle meeldib teha sellest nii-öelda
vabas mängus on ta parem kui nii-öelda positsioonimängus, kus ikkagi tahaks seda nii-öelda see pallose kontrollivust. Ja kui Real tahab Arsenali vastu edasi minna, siis ma arvan, et peab minema 4-4-2 peale, mitte 4-3-3-ga. Nagu ma ütlesin meie suvel, et kui Mbappé tuleb, siis Vinicius peab minema. Mina arvan jätkuvalt seda, et kui sul on Viniciuse eest võimalik seal 200 milli saada, tänapäeval maksab seda ainult Saudi Araabias, et PSG on oma strateegiat muutnud ja õigesti on teinud. Nii et kuhu see Vinicius suure summa eest pardada, aga et Rodrigo pakub meeskonnale palju rohkem kui Vinicius oma tööraadiuse poolest, oma tööeetika poolest ja selle nagu ei saa mitte nagu unustada. No Vini üldse on ju täiesti volmist täies praegu, et viimane hea mäng tal oli Dortmundi vastu enne Ballon d'Ori täpselt enne seda Ballon d'Ori galat ja pärast seda on tal kõik läinud allamäge, et hetkel tõesti tast väga kasu pole olnud, aga loodetavasti see muutub kolmapäeval, et need on need suured mängud, kus peavad sellised mängumehed esile kerkima ja see on võib-olla tema üks viimased võimalusi nüüd. Ei, no ma arvan, nii traagiline pole vaja olla, ütleme ta on ikkagi, ma arvan, sellisele FIFA mängijale meeldib, mis tähendab, et marketingi mõttest on ta klubile hea, nii et ega teda kuskil ära nagu. Ma ise kahjuks arvan, et see on ebatõenäoline, et ta kuskil nagu läheb, aga ma arvan, et tiimi üldisele nii-öelda mitte harmoonia, vaid balansile oleks see parem. Vaat eelmine aeg Real mängis seda 4-4-2, kus oli Vinicius ja Rodrigo ees ja töötas paremini ja ma arvan, et Mbappéga oleks see veelgi parem. No, aga samamoodi oli see, et Real võttis eelmine aeg Champions League ilma Mbappéta. Et kas Mbappé tuli seda harmooniat rikkuma? Ei, aga Mbappé on maailma parim mängija ja... Vinicius oli ka eelmine aeg ju üks maailma parimatest. Üks maailma parimatest, sellises maailma parim. Et seal on ikkagi vahekerma. No, kas Mbappé on praegu maailma parim jalgpallur? Mina arvan küll, jah. Et võidab Ballon d'Ori? Aga just Ballon d'Or on selline meediaauhind. Eks see on maailma parim jalgpallur on Kylian Mbappé praegu. Jah, ma ütlesin seda, ma arvan, eelmine aasta ka. Et individuaalsete oskuste poolest. Kus need oskused Arsenali vastu jäid? Mis ta pakub? Kus need oskused Arsenali vastu jäid? Seda ma küsin sinult. No ma oleks teada. Maailma parim jalgpallur läheb üks ühele. Meeskond on balansist väljas. Ta ei ole, Mbappé ei ole jätkuvalt minu meelest nagu, ta on nagu väga hea, muidugi on ju, aga ta nagu ikkagi veel nagu kohaneb. Jah, et läheb ikkagi aega veel, et ju see Vinicius ka teda see segab häirib, ma arvan, et nad tahavad küll seda mitte näidata välja, aga see positsiooni valimine mõlemad tahavad samas ruumis mängida samade kohtade peale nii-öelda. Aga Real Madridiks Barcelona võitis nädalavahetusel 1-0. Leganes ju. Ja kurkide satsi. Olin sõpradega, tegime paralluut ja nemad ütlesid kindlalt, et Barcelona lööb 6, mõtlesin, vaadake, see on koht, kus kaotab Barcelona punkte. Palju puudu ei olnud. Ja ei kaotab punkte, 6 ka ei võitnud, aga võitsid. Aga see ongi Barcelona jaoks oluline. Alahinnavad Leganes, see on ikka päris paha, see kus Leganes on mänginud suurtega, nad tapavad seda mängu, seda on nagu kohati heada, see pall on enamus aeg mängust väljas üldse. Väga robustselt mängivad, teesklevad ise seal simuleerivad ja siis see, kuidas see töötamine ka nii kaua käib, et iga kui palju vastu kätt läheb, kohe nõutakse penaltid asju, käisi selgelt keha vastas. No, see on lihtsalt Hispaania jalgpall. Aga see Leganes nagu on nii jõuline sats minu jaoks, et Barca igati jätab võiti. Iga kommentaatori unistus. Ja. Aga see Fermini olukord meie, see oli jõhker. See, kus see 3 mehe vahelt mööda plas ja siis selle löömant jättis posti kõrvalt. Et see oli pea nagu Leo Messi juba, aga üks tuli võit ja teenitud võit, mis seal ikka. Ja, nii ta on. Aga tahame veel midagi Hispaaniast rääkida. Atletico mängib täna õhtul. Esmaspäeva õhtul. Real Betis kaotas. Realile 2-1. Aga Atletico mängib Valladolidiga. Mis sa arvad? Mis saun tuleb? Löögu 11, mul on suva. Täna võib 11 küll. Ei, tegelikult nii mul ka ei ole. Selles oli ju eile Heinaga sünnipäev, soovime talle ka õnne tagantjärgi, aga kiiret paranemist siis, et kahju, et see mäng tal mängimata jääb, aga küll jõuab. Karjäära veel pikk ees. Muidugi. Aga mõtlen, ega mul La Liga kohta enam midagi nagu tabavat öelda ei ole. Läbi. Nii, näeme siis Premi, mis juhtus Inglismaal? Premis juhtus palju asju, korralikult tagasitulekud. Comeback nädalavahetus, ma ütleks. Sa räägid siis Manchester Cityst või?
no City, Chelsea ka poolik. Aga jah, City pärast. Minu selle parim kommenteerimismäng, nagu mis mul on olnud, mida kommenteerida. Ja ma olin rahul nagu, et palju hea mäng nagu, et mida kommenteerida, et pärast 2-0 lõid isegi 3. ära. 3-0 oli juba olemas, aga Inglismaa liigast on nüüd sellest voorust oli Poolat oodanud sul seis. Ja Beretši ees oli veidike eespool ja see 3-0 oleks selle mängu ära lõpetanud, ma arvan, ma eeldaks. Aga ei loedud ära ja siis City, De Bruyne, Trafikas, Marmouche jälle oli ära. Ilma iseta öelda, et 2-0 on kõige ohtlikum seis. No võt. Aga De Bruynelt esimene väga hea mäng see aeg. Pärast seda, kui ta andis teada, et ta lõpetab. No eks ta nüüd saab aru, et ta peab uue lepingu pärast mängima. Ei tundub küll ja tundub, et ei taavi nagu Euroopasse USA-sse, vaid ikkagi Euroopas. Et see küll äge nagu. No enam me näeme. Ja samas vaatan, Modric või 39 vaata, keegi tema saapad täitma. Sest De Bruyne küsiti ka, et kas Inglismaa USA-gil ka. Miks ka mitte, et no vaatame, mis De Bruyne saab, et aga see mäng, mis ta pärast vastu mängis, see oli vinge. De Bruyne oli maestro ja 5-2 on terve vigastusest De Bruyne on kahtlemata enigma, aga üks asi, mis mängust meil oli Ederas, oli väravasööt taaskord. See on selline väravaht, kes paneb peale igat 5. mängu ühe väravasõlu, see on ka päris korralik, et see oli tal selle hooaja 5. väravasööt. Et iga 5-6 mängu tagant paad söödud. Mis see ikka on? Nojah, aga nüüd räägime teise klubi väravast. Peavad ikkagi kindlustama meistritriga kohta hetkel. Nii, aga räägime teise klubi väravast. Ja tegelikult võiks olla nagu väga kõva, kui nad ikkagi saaks sealt hullu karistuse ka ikkagi veel. See on ka lõhus ja kaua läheb. See on ära unustatud juba nagu. Oleks juba vastust olnud tegelikult, aga ju ikka venib seda. Jah, aga Chelsea siis Ipswichi vastu 2-0 lahana. Ka just üllatus, et Chelsea nagu domineeris. Mõni võimas oli seal, kool oli lööd ära ja midagi veel. Palmerist tahaks nagu rääkida, et mis temaga toimub. 14 mängu pole mees järjest skoori teinud. 14 mängu. One season wonder. Ei, ma seda küll ütleks. Ei, aga ütleme nii, et eks neid tõusu mõõnu tuleb ja kogu Chelsea on ju tegelikult... Aga mõõn 14 mängu väravatele. No jaa, aga kogu Chelsea on nagu süngis väljas, et see, kui ründav poolkaitse 14 mängu väravatele, ma ei näe probleemi selles. Pigem on ootus vale see, et ta iga mäng peaks lööma. Aga lihtsalt kogu Chelsea on tegelikult nii-öelda nagu... See on, nende vorm on nagu alla käinud. Ei või hea? Jah, on küll, väga kehva on. Aga see peagi iga mäng lööma. Palmeri. Kalmari Kalmer. Kas see Cole Palmeri enda probleem või see on nagu niimoodi, meeskond ei mängi enam sellel tasemel, kus tal need võimalused tekkisid? Palmerile väga loeb ka see, et ta ees on see Nico Jackson on ju. Et kui Jacksonit pole nüüd olnud, siis tal on see kunku, kui seal probleemid olnud, kes kuidas mängib seal. Aga Jacksoniga neil on rollid selged, et võib-olla sealt hakkab jälle see üles McRoni minu pihta, aga 14 mäng on palju. Rahu. Palju sul Foden siin see aasta löönud on? Ei no, Fodenil ma olen kuulnud, et on isiklikud probleemid. Võib-olla on Palmeri ka, me ei tea. Aga jah, et problemaatiline ja kaootiline see värk on seal. Aga nüüd, United. Man United. Newcastle United. No Newcastle United on parem, United jah. Pole midagi öelda. Ai, see esimene koll oli ikka ilus. Isaku... Sööt nagu vaata, kui mõõdetud ja kõik keeruline, kus söötu andana? Õhker, sa võtad selle palli niimoodi omaks enda. Ma ei tea, kas sa tahtiski nii teha? Tõenäoliselt, aga ilus. Ei no väga ilus, et Onali pani ka kohe taanurk ära. Man United viigistas 1-1 on ju. Ei kusagilt. Mõtlesin, et lähebki mängusse, aga ei läinud. We are back, mõtlesid Unitedi fännid. Ma arvan, mõtlesin küll korraks, aga ei kaugel sellest. No Newcastle sõitis üle lihtsalt sellest Manchesterist. Aga see väravahtide osakonna probleem. Esiteks Andre Onana täis, ütleme välja, pask. Altai Pandir, ei mängi seda tasast välja, okei, tal oli esimene Premier League'i mäng on ju. Ja näha oli, et enesekinnusega ikkagi on pahandus, et mis sa varim saatis Onana puhkusele väiksele, ta saaks neljapäevaks välja puhata on ju. Aga ma ei tea, seis on paha. Karl Jakobein. Sina kui Arsenali pooldaja oleksid rahul sellega? Ei kui ta oleks Unitedi esivärava, siis peab tunnistama, et siis ma oled United hardcore hakkaks Unitedi mänge vaatama, nagu mitte sellepärast, et näha, kuidas nad pähe saavad, vaid nagu... Viike 0-0 mängiks. Jah, 0-0, et neil ei löödaks. Aga nad ise ka ei lööks, jah. 0-0 väga hea. Aga
ei no ma arvan, no aga mis selle Onanaga on nüüd, ütleme nii, et Interis, Ajaxis tipp, Interis tipp, kes asi on nagu klubis, ütleme, et Inglismaa meedia on ka ju tohutult ründav. Igast sääsest teeb elemandi ja röövib mängi enesekindluse. Mis oli Anthony Unitedis mitte midagi, mis on Anthony Hispaanias? Nojah, see on kõik asjad loevad selle, et see on mis detailides kinni on ja eks Unitedi särk kaalub rohkem kui Interi oma võib olla mingil määral. Seda on tegelikult väga raske välja öelda. Ma arvan, et tegelikult mitte see Unitedi särk, vaid ongi see nagu meedia tähelepanu. Ma arvan, Onana on Itaaliast, ta ei saanud aru itaaliakeelses meediast lihtsalt, vaata. Sa elad omas mullis ja mängid, ja läheb hästi ka. Aga kuna ikkagi inglise keelt oskad, siis nagu kogu see kriitika on kohe sul igal pool Facebookis, Instagramis, sa ei saa nagu oma sotsiaalmeedias tuleb ka sisse, kui siit sa oled nagu vaata. Ja sa saad sellest aru, vaata. Itaalia meedias vaatad, et sinu pilt on seal, et sa vaatad mingi, mierda, mis iganes see tähendab, vahet ei ole nagu vaata. Aga nagu inglise keeles sa saad kohe aru, vaata, mis sinust räägitakse. Ei no Onanaga on jah, ta oli ju see too aeg Interis, kui nad Champions League finaali jõudsid. Ta oli ju parim väravat. Et polnud midagi halba, ta on jalaga ju üks parimaid väravat minu meelest. Ta on tulnud ju Partsa akadeemiast, ta oli Amsterdami Ajaxis pikalt, siis oli tal see dopingu case, siis tuli Interisse, kus ta oli ka väga-väga hea. Ja see jalaga mäng, ma küll toonitan, on top 3 maailmas. Oligi arusaamatu, miks Ten Hagi all nagu ei sujunud. Kas see tempo oli siis nagu nii erinev, et nii-öelda kõrge tempoga liigast ei suutnud seda teha? Samas Ederson tuli ju Portugalist. Ja vaata, mida mees teeb. Ei ole see mingis tempos, see on märava ei töö, see ei ole midagi. Samas ei ole lihtsalt mängeid tema ees, kes suudaks sama filosoofiat. Kindlasti see on ka päris palju. Kui ma olen näinud ju, sõda äärimine kolerile või pane palli auti. Nii De Gea kui ka Onana on pannud palli auti. No De Gea pani palli auti, sellepärast ta tahtis me kolerile sööta, aga ta ei näinud täppi. De Geaga oli teha muud probleemid, ta jalaga nii hea ei olnud, aga joonel oli samas ekspert. Super. Aga Onana joone peal, valus vaadata, et 2 väravat joon, mis lõi, esimene kinnalt tema pask on ju. Ja teine värav, saab mingil määral vaadata läbi nurga, et ta läks selle palli püüdma, aga löök oli liiga tugev, tagasi põrkanud pall ja 2-2, et ma ei tea, mis selle neljapäeval Old Traffordil saama hakkab. Kes seisab? Onana või Bandier? Ma arvan, et Onana. Et sa ikkagi klubijuhina sa ei taha 50 miljonit investeeringutest maha kirjutada niimoodi. Ja tõest maksti 50 miljonit ja siis sa lõpetad De Geaga lepingu ära. Täiesti absurdi, üks Fiorentinas paneb siiamaani hullu. Jaa, aga teha ka aasta aega oli niisama põhimõtteliselt mitte kuskil. Jah, nagu Cesti oli veidi. Aga väikeklubideks. Londoni tippklubi Arsenal, siis nädalavahetusel. Ja Riik, jah. Jaa. Seal Brentfordi treenerid Thomas Frank küsiti ka, et sellega hakkab millega Real Madridi saanud. Ja siis Frank ütles, et see esimene kord, kui meid võrreldakse Real Madridiga, et te olete palju edukamad. Jah, et ütleme nüüd, aga Marta Arsenali fookus on kõik meistrite liigale, kõik teadvustavad, et liigat enam ei võida. Ja meistrite liigale läheb nii taktikaline ettevalmistus kui kõik. Et see Jakob Kivior pidas vastu. Vaatame seda Bernabeu asja. Pidas vastu. Ei ole ju reaalne, et Bernabeul peavad vastu. Ei ole ju reaalne või on. Ma olen kuulnud Arsenali, mul on neid tuttavaid liiga palju kahjuks. Sa öelnud, et olime enam sellist anti-jalgpalli mängima nagu, mida Peediku pole ka mitte kunagi oma elus teinud ja ma usun, et nad lähevad ka selle bussi parkima sinna. Aga Arsenal ei tohiks minna selle bussi parkima. Miks? Kui sa tahad Bernabeul võita, sa ei tohi... Nad ei pea võitma. Nad peavad kahtama vähem kui 3 väravaga. Jah, aga see bussi parkimine ei aita. Aitab küll. Ei, no seal Bernabeul see staadion läheb kaldu natukene, seal maagilised jõud käivad. Kohtulik vilistab penati jälle. Kipsi tuleb midagi. Aga ei, Arteta varem näidanud, et bussi ta võib parkida. Tal pole selle vastu midagi, City vastu ju niimoodi on mängitud. Ja ütleme nii, et ma arvan, et bussi parkimine on taktikaline lahendus ikkagi vaata. Teeme korra kiiret ära ka. Sina arvad selle Barcelona. Et sina arvad, et teda selle Barcelona. Oota, ma tahan siin veel Inglise liigast rääkida, kui ma jõuan meist liigane. No, juba käime igalt poolt läbi. Et Everton. Mis nad tegid siis? Võttis võidu. Forestile. Ja
jätavad Kuditsa pargiga ilusti hüvasti ikkagi, et ei lange välja. Et viimane hooaeg Kuditsal ei saa olema hooaeg, kus Everton välja langeb, mis oleks ka kindlasti väga ilus ja kurb traagiline lugu, aga seda tundub, et ei juhtu. Siis sellisel staadionil hakkavad mängu Champions. Ja David Moyes siis ikkagi Pai rattad veerema. On pannud tiimi mängima, jah, et just nädalavahetusel rääkisime, et see Evertoni ründaja Beto on ju. Aga mille poolest ta erineb Promise Davidest? Ei erinegi. Mõlemad on lihtsalt füüsiliselt tugevad kaikad. No Promise on hea kaigas. No Beto on ka hea kaigas. Kas Beto lööks 20 tükki veel liigas peate? No ma ei tea, Beto on saanud ülemineku premmide maast on maksnud kõva raha. Ei no haige nagu vaata. Ja siis tuletame meelde, et mis meie jalgpallis toimub, on ju, et tegelikult see füss on ikka nagu meeletult tähtis, et kui sul ikkagi seda on, sa pead seda arendama ja selle pealt sa saad juba mingid asjad ära teha. Ja aga looduse poolt on antud ka ikka mõlemal meele. On looduse poolt antud, aga vaata, see ikkagi trenni peab ka tegema. Ei no muidugi, aga see, mida loodus on andnud Promise Davidile näiteks, no see on mega, et meie Eestis, kus asja ei näe eluseis. Aga kas Promise Davidile oleks pidanud ruttu sokutama Eesti passi või? No ideaalis oleks ju võinud, kuidagi hakata, aga see on nii haige mõelda. Siis Ula Sabati vennad mõtlevad, see vend või? Nalja teete või? Ei saa aru, et see mees mängiski Ula Sabati vastu karikas. Siis praegu keerutab Belgias. Käisin selle mängule vaatamas ja ma lihtsalt vaatasin suu ammulina, et venti ühe püksu, jahukott lendab lihtsalt. Mis ta oli 2 tükki ja nüüd Belgias 2. Üks päev Eesti 3. liiga satsile 2 ja järgmine päev Belgia kõrgligas. Vägev. Elu. Aga mis ikka, sõidame Itaaliasse. Veinide maale. Veinid, viinamarja, pasta, paavst. No üks suur mäng oli. Venemaad külastab Francesco Totti. Ja Totti sarve hakka küll rääkima. Aga Atalanta Bergamo võttis siis võidu, nädalavahetusel 1-0. Lõpetas on mõne ära, aga tiitlimängust on nad ikkagi sellega väljas. Kaugel. Aga püsivad ikkagi nii-öelda eurokohtadel. Ja pühapäeva õhtul toimus siis Rooma ja Lazio. Derby della Capitale. Ja, kus siis mäng lõppes 1-1 viigiga. Vägev mäng oli. Kumbki pole rahul sellega. Jah, pigem vist ei olnud. Ei no terve mängust nad alati võitu. No läksid ikkagi seal 94 minuti ja ikka pandi niimoodi välja ette ja kohe pikk pall järgi, et seda oli tõesti just vaarte kommenteerida, et see oli nagu ma rääksin, et derbid on võib-olla vahepeal siin oma väärtusi kaotanud, on ju. Aga see Rooma derbi, no see oli vägev. Kaarte nägi, no punast ei näinud, on ju, aga seal oleks pidanud punaseid nägema, ma arvan. Et Kootrikul veits läks minu meelest lappama, aga väga äge jõuline mäng oli ja eriti see Rooma teine värav, või see Rooma viigi värav. See asub järgi vaata. Mattias Sulelt ja lati põrkest üle värava joone ja tagasi põrkest. Koht oli küll kell andis vist. Kell andis teada ja šokeeriv mäng. Mul on nii raske imeldis, et see nädalavahetus kuidagi oli hea mängud. Ja, ei saa salata. Ja täna siis esmaspäeval mängib Napoli. Kas järjekordne viimane võimalus Napolile? Mängus püsida? Küll nad võidavad. Arvad? Tiitli? Ei, tiitlit ma ei tea. Inter on nii parema süsteemi, kuigi Napoli võiks olla see eelis, et nad mängivad vähem. Kordades vähem, samamoodi ju Lazio treener Baroni ka ju rääkis, et meil on Euroopa neljapäeval ja pühapäeval on suur derbi, et neil on see esimest kord ikka asi, et sul on 3 päeva sellest nii, et see Euroopa liiga mäng ja siis mängid veel derbi otsa, et kui Euroopas nad said ju Polo Viltit seal Kunstpurul 2-0 tuppa, et aga staadion Olümpikal küll asjad muutuvad. Arvad? Ma ei tea. Seal olid Ranieri isegi Rooma peatreenerina ütles, et Lazio läheb edasi arvatavasti ikkagi, kui Olümpikal kui mängivad. Ranieri vaata viimane aeg, ta tahab sõpradega. See on äge, et äge. Aga Inter võttis ka siis võidu. Et isegi kui see nüüd Napoli võidab, siis Inter jääb eduseisule. Nii et kõik nii-öelda hoovad. Kas Inter ja Napolit me ei näe rohkem? Või oli ära just mängida? Oli ära ju. Jah, kahjuks. Peab tegelikult ritta panema, mis mängudel... Kelle raskem, kellel kergem graafik. Ja, et mis saab. Aga Juventus võttis Igor Tudori käel võidu. Annab ette 2-0. Vaikselt ehitavad. Thiago Motta andis intervjuu, ütles,
et jutud, mida räägitakse vale, et ei olnud niimoodi, et ma läksin tiimiga tülli, ja Motta ju lükkas kõik asjad ümber. et mulle anti, et ma pean top 4 saama, olime 4. kohal nagu vaata. Et juhtkonna. Et viimased paar mängu, et jah, läks halvasti. Aga nagu, kas see on põhjus, et nagu vallandada? Ma teed, et olen Mottaga samas paalis, et reaalselt, et mis ta siis valesti tegi nimega? Kõik Champions League ebaõnnestus on ju? Ma arvan, et mis ta valesti tegi, mängis Interis oma karjääri jooksul ja siis see, kuidas ta oli siis Champast välja langedes, kus ta mängi, et ta ikka oli nagu ikka rävedalt, oli PSV vastu või? Ikka rävedalt pani puitu mängijatele, ma arvan, et need 2 asja. Võib-olla. Tundub nii vähemalt. No nii, Deutschland. Saksamaal oli üks suur mängija. Jaa, Frankfurt oli 3 väravat. Või sa mõtlesid seda teist? Ma mõtlesin ikka neid teisi satse. Okei, Bremen Werder võitis ka. Ei olnud ka see mäng. St. Pauli võitis 2-1. Selle üle hea mäng. Siis oli 2. Ei olnud. Praegu lõikasin läbi. Ei lööd kohalik Paidekas 2 väravat. Okay. Aga jaa, toimus siis laupäev Der Klassikeer. Bayern München versus Borussia Dortmund. 2-2. Mis ütleme? Kahju. Nii lõppes. Kahju, Bayern punkti sai. No jaa, aga Bayernile, ma ei tea, kui meeldis see Bayernile see viik oli nüüd, et lihtsalt see ongi, et neil on samamoodi ju, neil on seda Champa mängud praegu, mis oli see derbi mäng on ju Saksamaal, et samal Dortmundil samamoodi on ju, aga Dortmundil on läbi, et ei, Dortmundi jaoks oli see ikka väga oluline, see, mis Saksamaal toimub. Jaa, ei, seda küll, et kus nad liigatabelis paiknevad, see on ikka õudne. Või noh, need vahed on ka nii väikesed, et ma võtan siit kallid kuulajad korraks lahti. Ma peast ei mäleta, Dortmund on 8, 42 punkti. Leipzig on 4, 48 punkti. Ja 38 ja 12 on Wolfsburg, 38. Põhimõtteliselt sul on 10 punkti sees 4 kuni 12 tiim. 10 punkti sees. No, kõik on võimalik veel. Ja. Aga top 2? 6 punkti. Aga noh, tähtis on ikkagi see, et St. Paulis ja vahe sisse Heidenheimiga, et neil on oma 6-7 punkti on vahed sees, kuhu mälu ei peta. Püsijäämine pigem. Heidenheim kaotas Frankfurdile nädalavahetusel 3-0, et Frankfurt on Saksamaal sükkseks tugevaks 3. kerkinud, vaatamata Marmussi viimisele on ju väga hästi. Aga kuidas Saksamaal, kas 2 langeb otse ja 1 mängib play-offi? Peaks olema niimoodi, jah. Mitte nagu Inglismaal, et kõik langevad. Minu teada on 2 langevad 1 play-offi. Mis küll, ei ole kindel. Aga ei, 2 langevad 1 play-offi. Jah, ja ma ise hakkasin mõtlema selle peale, et Frankfurdil oli 2 väravat, see Hugo. Jah, et kui me võtame nüüd, kes meil meelde tuleb, on Marmushi müüsid maha. Aga Jovitšid, Hallerid. Frankfurdil on kuidagi head ründad olnud olemas. Et see Uwe tiki ka, ta tuli ju PSG-st. Kolomuani. Ja Kolomuani ka. Kolomuani oli see, kellest see mingi 90 miljonit või PSG käest. Jõhker. See võib olla rahapesu nagu. No päris ma vaatan, see ei ole minu pärast. Aga selles suhtes, et head tööd selle Frankfurdis tehakse. Ja nii on, aga nii palju Saksamaalt, liigume nüüd natuke, räägime siis nagu muudest liigadest Euroopas. PSG kiiduses tiitli ära Prantsusmaal, aga siis Marseille, kus on siis meeskond ja peatreener, Serbi on vahepeal omavahel tülli läinud, on siis langenud minu mälu 3. Viimasest 5 mängust on 4 kaotust, 1 võit, et tegelikult äärmiselt kehvas olukorras seal ja kui me vaatame seda nii-öelda tabelit, loodetavasti saab sellega nüüd praegu ekraanile, siis Prantsusmaal Monaco 2, Marseille 3, Lyon 4, et kohati siuke nagu ajalooline siuke suured klubid on ikka nagu olemas. Oli kui siin vahel paar hooaega järjest ju ei olnud seal Lyon või Marseille. No Lyon see flirtis eelmine aega üldse välja langemisega. Ja nüüd Lyon, kus on Euroopa Liiga finaalis liigas ka tipus, et äge. Ja Tšerki ja Lacazette ja kes see argentiinlane seal on? Läks meelest. Aga solid sats
ja välja on Prantsusmaal langemas ikkagi 2012 aasta meister Montpellier, kelle siis vedas tiitlile Oliver Giroud. Et sellised loob Prantsusmaal. Ajaks on võtmas tiitlit Hollandis ja Portugalis on väga põnev seis 5 mängu lõpuni. Sporting Benfica mõlemal 69 punkti ja siis äkki kolmas oli Praga kas 60-ga või 61-ga, midagi sellist ja siis 4. on alles Porto. Et see nii-öelda Porto tipust langenud on, see on siuke ikka toimub üles alla, aga pigem see, et Amorim läks hooaja pealt ära ja ikkagi Sporting seal tipus veel jätkab. Näitab niimoodi tegelikult selle Sportingu sisu ja kvaliteedi kohta. Ja, et nad on ka saanud sellise uue hingamise niimoodi, et seal võitis neil ka natukene rabedaks see asi, kui Amorim lahkus on ju. Aga korra veel Prantsusmaast, et kas see Montpellier oli see sats, kus ma ei tea, kas tead see naljamees, see Remi Gaillard, kes YouTube'i neid videos tegi kogu aeg, ta oli Montpellier toetaja, suur toetaja vist. Ja siis YouTube'is ma kunagi väiksena vaatasin neid asju ja siis Prantsusmaal teisel klubi, mis ma teadsingi, oli Bordeaux ja Montpellier vist tema järgi. Ja siis ta käiski koos mingi oma selle Montpellier fänklubiga, käis täiesti suva rahvaliga mängudel ja tegi nii, nagu oleks Champions League õhtud, nagu, et suht äge oli vaatavalt. Seda ma ei tea. Aga mida ma tean on see, et kui me räägime Inglismaast, Championshipi klubidel on nii-öelda raske ja Premis püsima jääda, Southampton on juba langenud. Ipswich läheb ka. Läheb Leicester ja läheb Ipswich ka, jah. Kes on asemele tõusmas 2? On Leeds ja Burnley. Mõlemal 88 punkti hetkel Championshipis, peale neil 2 mängu. Nad tõusavad, Leeds ja Burnley. Mõlemad on just olnud ja play-off kohtadel on Sheffield United, Sunderland, Bristol City ja Coventry. No Coventry võiks küll tulla, jah. Frank Lampard, mis juhendab või? Või Sunderland saaks Newcaga tervi mängu seal. Ja, see tervi on olemata nüüd, ma arvan. Newcastle on top 4 ja Sunderland tuleb. On top 4 Newcastle juba lausa või? Nad tõusevad sinna ju. Nad tõusevad 3. Kui nad võidavad kolmapäeval Palace'it, Newcastle on 3. kohal. Rahu, siis muravad seal paar põlva ära ja siis see on tervi mäng. Sunderland tilla ei taine. No, saad seda sarja vaadata. See oli nagu enne kui see Wrexhami asi tehti, siis see Sunderland tilla taine oli see põhiline, mis oli väga hea promo Sunderlandile. Aga Sunderlandis on mängid ka meie jalgpallimehed legendid lausa. Ja ka Sheffieldis tegelikult. Aksalu. Jah, ja Sunderlandis Poom. Et selles suhtes on kõva ja kui me vaatame siia Championshipi lõppu, siis seal on Cardiff, Luton ja Cardiff ja Luton on ju mänginud Premiks. Ja ikka Luton mängis just. Luton oli ju eelmine. Issand jumal, kuidas nad Champa lõpust täitsa on. Ta Luton on langemas välja või? Jah. See on täitsa baastis. Ja jalgpall teeb oma siukseid keerukaid asju. Ja aga see on olnud ka need Portsmoudid ja kes on ka all juba, et... No nii läheb, aga räägime korraks Bundesliga 2. Ma loen Kermole need tiimid ette ja ma tahan, et Kermo ütleb, kas see tiim on olnud viimase 10 aasta jooksul Bundesligas või mitte. Nii, Hamburger SV, Köln, Elversberg. Mis asi? Ei, see varat ei ole. Düsseldorf, Magdeburg. Ja ikka. Magdeburg oli... Magdeburg minu meelest mängis Bundesligat ju mingi aeg. Viimase 10 aasta jooksul. Kaiserslautern. Jaa, eeldaks küll. Minu meelest Kaiserslautern pole mängida, Magdeburg ka ei ole. Magdeburg minu meelest käis Bundesligas. Minu meelest käis, nii Paderborn. Jaa, ju nad on käinud. Minu meelest Paderborn käis, nii Nürnberg. Nürnberg käis kindlalt. Hannover, minu meelest käis ka. Käis Hannover, jah. Nii, Karlsruhe. Ei käinud. Nii, mis on mingi väike klubi, mis on Schalke või? Schalke 11. kohal. Nii, on käinud. Hertha Berliin 12. koht. On käinud. Darmstadt. On käinud. Minu meelest on ka käinud. Greuther Fürth. Ei ole äkki. Minu meelest on käinud. On käinud, jah. Siis on Braunschweig. Ei, ma arvan, need on Bundesliga kahedest terve ilu on. Kas Braunschweig ka korra ei käinud üleval? Äkki käisid. Ja siis on Preussen Munster. See on Munstermaa on siis seal nii-öelda Lääne-Saksamaal, aga
Preussen tähendab Preisi nagu, eks Preisi pigem mitte vist. ei ole jah, Ulm ka minu meelest ei ole käinud ja Regensburg. Aga kui sa vaatad, siis on, minu mälu järgi on 18 tiimist, ütleme, mul on siuke tunne, et 10, 11, 12 neist on nagu käib viimase 10 aastaks üleval nagu. Ja alla tulevad võib-olla see need Heidenheimid ja asjad, aga nagu sa vaatad Hamburg, Köln, Schalke, Hertha, no issand jumal, Nürnberg, Hannover. Kõik Bundesliga satsid. Ei, aga nagu reaalselt mingi 10 aastat tagasi nad olid kõik Bundesligas. Ja veel Kaiserslautern, kes võitis Otto Rehhagel käel tiitli, kus Miroslav Klose nagu tuli maailmareenile. Ja see lõppu. Jõhker. Jah. Bundesliga tuleb teha suuremaks, 30 satsi. Let's make Bundesliga great again. Jah. Siis vaatasin ka Serie B-d. Võtan lahti. Ärme hakka samamoodi küsima, aga Sassuolo, kindel liider, võiks tagasi tõusta ikkagi viimase 10, mitte 10, no ütleme 10 aastaselt ikkagi. Serie A-s oli ikkagi nagu pidavalt sees. Kas seal Berardi mängib veel või? Kes? Berardi. Ma ei oska. Ta taistis selle satsima, et on kogu aeg seal paar aega tagasi. Deservi taktikalised innovatsioonid, mis sealt tulid ja Sassuolo. Sassuolo kogu aeg päris hea. Serie A-d rikastad päris palju. Noh, Pisa teine on ju. Päris vingla oleks. No, siis on ju Spezia, Cremonese. Ei, see Speziat ma. No Spezia oli ka ju. Seda ära vaja sinna. Palermo, mis on nüüd selle City grupi osaduses. Äri seda Speziat sinna tooga tagasi. Aga Palermo, kas me tahame veel City grupi nii-öelda klubi kõrgliigas või? Ma tegelikult ei taha ju. Paari. Me leiame 16. kohal suurklubi. Genoa, Aujuhkus ja Sampdoria. Serie B 16. Nii et Eesti kapital, koguneme, ostame Sampdoria ära, viime tagasi tippu, toome siin Eesti mängijad ja vaatame, mis saama hakkab. Ei, aga selles suhtes need teised liigad selles suhtes on väga, väga, väga põnevad ja kui me vaatame siis La Liga 2, mis on siis Hispaania teine liiga, siis seal ka ikkagi tuntud nimed. Aga nüüd ma ei leia seda siit üles. Eks seal on jälle need Espanjolid ja need... Ei olnud, Real Oviedo oli kas 3. Jaa, aga seal, nad käid ka seal kogu aeg üles alla. Espanjol nüüd tõusis ju üles sellest hooajast on ju ja sees. No jaa, kunagi Espanjol ei olnud mingi jojo-klubi. Praegu on jojo-klubi. Et siin on nagu Elche, Levante, Racing Santander, Mirandes on top 4 on ju. Kes esimene oli? Elche. Elche ja Levante, nemad on jojo-klubi. No ja lõpus on sul mingi Tenerife, Real Zaragoza, Malaga, Sporting Gijón, Malaga. Selle Malaga üle hea meil, et on seal liiga 2 nüüd vähemalt. No Deportivo 11, Córdoba 10, et mingis mõttes hasarti tekitab, sa vaatad teisi liigad praegu nagu rohkem, päris nagu tummised satsid, et ja eriti vaata, kui sa lähed vaatama näiteks Bundesliga 2, siis nagu, ütleme, atmosfäär on ikka nagu väga kõva. Sa oled Bundesliga 5 vaatama ikka väga kõva. Dynamo Dresden. See Dynamo Dresden, see oli midagi, see eluks saaks meil, mis seal on. Seda koha peale minema vaatama. Jah, aga eelmine nädal tegime siis oma ennustused, kuidas Meistrite liigaga läheb. Germo ütles, et Real läheb edasi. Mina ütlesin, et see ei ole nii kindel. Ma lootsin, et lähevad Dortmund ja Aston Villa edasi. Ütleme, ma arvan, et need unistused võivad pühkida. Purunisid? Ei alati on võimalus. Aga teine asi on ka see, et ma arvan, Inter ikkagi hoovad on nüüd nende käes. Et see kiire vastu ära, kui panid 1-1 ja siis tuli kiiresti panid 2-1 vastu. Et see ikkagi... No see Inter esimene ära Bayerni vastu on täitsa lõpp, kuidas Turam jätab Lautarole ja siis Lautaro paneb veel välisküljega selle palli sinna, et see oli päris vinge vaata. Hea pomm. Ja siis Bayerni poole pealt tegi skoori Thomas Müller, ägev. Kes ka Bayernis jätka. Ja siis tuli Davide Fratessi ja Inter 2-1. Aga see on minu meelest see Interis 2-1 värav oli nagu nii tüüpiline see nende rünnaku joonis. Okei, võitsid palli või aga see, et nagu see wingback sul nagu jookseb ja siis mis see seda kasti paneb. Aga see kuidagi sekundi pealt vist täpselt samamoodi nagu Koran Bandev pani kunagi Interis Bayernile. Kõik oli täpselt samamoodi, kui see ära sündis. Et see oli suur déjà vu nagu, et... Jah, aga kui me nüüd ennustame Meistrite liiga mänge, siis mis ütled Germo?
Inter. Inter. Aga Real pühib Arsenaliga põrandat või? Vesi. Kas Real pühib Arsenaliga põrandat? Kui nad tahavad edasi minna, siis nad peavad pühkima nendega põrandat. Ma ennustan, et see jääb 4-1. Me läheme lisaajale ja lisaajal on trumbid Reali käes. Ole. Lisaajal on trumbid Reali käes juba. Seal Bernabeu lihtsalt juhtuvad siuksed asjad, noh. See vära võib Realil tulla alles 85. minutil ka. Ja ikka nad võivad seal mängu veel viia lisaajale, nagu, saad aru? Et see vära ei pea tulema esimesel poolel, see võib tulla 85. 89, 90 plus 3 on kõik. Aga kui Arsenal lööb esimese ära, siis on kõik läbi? Oot, see loeb väga palju, kes esimene loeb. Esimene lööb. Et see loeb palju muidugi. Aga ikkagi veel siis tahaks öelda, et ju ei ole läbi. Aga räägi, mis on Mount Epic, kuidas sina oma panust ehitaksid selle Reali peale praegu? Mount Epikuga on praegu päris keeruline. Et kuulavasti üks härra soomlane tuubeldas niimoodi Soomes, et peavõit tal tuli kokku just sinna 40 000 juurde, et selliseid sumasi, noh, unenäos võib olla. Aga jah, mina paneksin Real Madridi normaalne võidule. Et ma arvan, see on... Võidule või mitmeväravasele võidule? Ma paneks lihtsalt hetkel normaalne võidule. See on kindel pealeminek. Riskilistens oleks Reali edasi pääs. See KF on vist praegu 6 juures. Ma tean, kui ta välja tuli, oli vist 9 peal. Nüüd on mingi 6 peal. Reali edasi pääs. Siis raha on liikunud nii palju Reali peale, et... No jaa, aga see tunnuks loogiline ka ju. Mitte, et kindel nüüd oleks on ju, aga mis see 6 on nüüd kindel või? Ei ole ju. Et aga poolfinaalis siis PSG, Barca, Inter, Real Madrid. Ma arvan, Arsenal PSG poolfinaal ja Barcelona Inter pakuks praegu. Aga kõik on siuke oopeline, siis ma ütleks, et ma tahaks näha Inter Arsenal finaali. Ja siis oleks nagu mingi tiim, kes pole nagu üks, kes pole üldse võitnud, üks, kes pole kaua võitnud. Sul lihtsalt on see, et siis sul on finaalis vaata, kes võidab. Jah. Ei vaata, ja samas vaata, kui Barcelona PSG on, siis on ka, ma ei tea. Ja finaalis peab ikka ole alati netivind, et sa oled vähemalt ühe poolt. Kui on Barca PSG, siis ma arvan, ma oleks isegi Barca poolt, et PSG, noh, see on raha õli, noh. Kui PSG ka ja sats, aga Barca pole 10 aastat võitnud, on ju, et ja neil on selle hooaja minu meelest pari meeskond hetkel koos, et ja Hansi Flick soovib sinna ka see saksa kellavärki. See on tõeline masterpiece, mida see Hansi Flicki toomine. Aga Inter oleks nagu sellest, nagu nad on ju juba jõudnud finaali nagu, nad on kellavärgi nagu töötama pandud, et see oleks nagu tore, kui nagu siuke järjepidev püsiv vaikne töö ja pluss Itaalia jalgpallile, ma arvan, oleks seda kõige rohkem vaja. Väga vaja oleks. Sest Hispaania jalgpalli on võitud ministrite liigasi, Inglismaa on nagu nii kõige vaadatavam liiga, aga Itaalia jalgpallile, ma arvan, siuke annus eneseusku oleks nagu hea ja ma ei tea, kas sina panid tähele, aga kas me eelmine nädal rääkisime sellest ja rääkinud? Philipp Lahm kirjutas ühe kolumni, et kui tema nii-öelda nagu üles kasvas Itaalia jalgpallis A-joo, mida kõik vaatasid. Et kui ikkagi mängisid need Itaalia tiimide vastu, või ütles noorel mängisid enne, siis meeletu võitlus, kogu aeg võitlus, kaitse nagu siuke meeletu füüsiline võitlus. Aga praegu, et itaallased, sa võid kaitsvalt mängida, aga Itaalia jalgpallis on intensiivsus ära kadunud. Et vaata nagu Atletico Madrid mängivad kaitsvalt, aga see, kuidas nad palli taga ajavad, nad ei anna sulle nagu sekundiski ruumi. Kogu aeg keegi kukil, kogu aeg keegi tuleb, paneb sulle keha, kogu aeg keegi jookseb sulle järgi. Aga et Itaalia jalgpallis on see intensiivsus ära kadunud. Füüsiline jõud. Et seda on nagu vaja tagasi, et Itaalia tõuseks uuesti tippu. Itaalia on 2 MM-it välja jäänud. Itaalia 4-kordne võite. Ei pahandus ole. Ja et nagu ma arvan, et sinna jalgpallist oleks vaja seda nagu võitu rohkem ja 2 asja, mida nad vajavad, on võitu ja uusi staadionid. Et kui tuleks sinna mõni suur EM, kus nad siis koos klubid, koos kohalike omavalitsustega siis teeksid uued staadionid, sest see oli ju eelmise buumi nii-öelda alus, kus olid uued staadionid ja kõik, siis praegu on ju tegelikult nii vähe klubisi, kellel on oma staadion, üks ongi Atalanta, Juventus, ülejäänutel on kõik ju staadion on omavalitsuse hallata, omavalitsusega teevad kas tulud pooleks või rendivad, et ühesõnaga, et mitte sügaval Itaalias vajutas, siis Fiorentina on minu meelest ka endama. Peaks midagi maa ei lamutata. Aga ühesõnaga, et ei nagu ma arvan, et
mõnikord on vaja ka lammutada selleks. Aga San Siro mehatselt ei tohi lammutada. Ei, lihtsalt ei tohi, noh. No, Nii legendaarne staadion lihtsalt. Aeguri oli ka legendaarne staadion. Mina seda ei näinud. Nii on, et vahepeal tuleb ka teha uuele ruumi ja liikuda edasi. Ja sellepärast, et elu oleks ilus ja jonksus, lõpetage meie tänaseks, teeme ruumi uutele tegemistele ja teile kella päeva, toetage tribüüni. Parim asi, mida te saate tribüüni jaoks teha, on jagada meie sisu, rääkida oma sõbrale, pane subscribe nuppu, jaga oma sotsiaalmeedias ja siis loomulikult toeta virtuaalõlledega meie projekte. Aitäh, tšau! Tšau!